Tere siis minu poolt, mina olen Merit Rosner ja rehabilitatsiooniosakonna juhataja Astangul. Minu ajalugu on siis 7,5 aastat pikk siin ja erinevates rollides, et olen teinud klienditööd esialgu ja siis viimased 2,5 aastat nüüd osakonna juhataja rollis. Ja mina räägin siis teile sellest kutserehabilitatsiooni protsessi esimesest etapist, hindamisest. Ja kuna meie siis praegu Astangu keskusena esindame Eestis ainukest kutserehabilitatsiooni teenust osutavat asutust, et siis siit edasi läheb meie jutt väga praktiliseks nendel alustel, kuidas me ise seda teeme. Ja võimalik, et see ei ole üks-ühele ülekantav teie töösse, aga ma loodan, et sellest ülejäänud päevast saate te võib-olla mõtteid või midagi, mida te saate oma töös rakendada. Aga hindamine siis on eesmärgiga välja selgitada siis kliendi tegevus ja töövõime, tema huvi ja motivatsioon siis aktiivselt tegutseda ja selle suurema eesmärgiga, kas tema huvi tööle minna on ja nende vajaduste, tema tugevuste ja toetamist vajavate külgede leidmine. Ja meie hindamise meeskonda kuulub siis erinevate spetsialistide ring ja see on siis spetsialistide hulk, kelle seast siis see hindamismeeskond moodustub, et sellest, kuidas me selle meeskonna kokku paneme, sellest ma räägin siis nüüd kohe lähemalt. Aga meeskonnal on siis sotsiaaltöötajast meeskonnajuht, kes koordineerib kliendiga suhtlemist, kes koordineerib selle meeskonnatööd ja kui ma räägin siin praegu meeskonnast, siis me olemegi komplekteerinud selle hindamise meeskonna selliselt, et erinevate erialade spetsialistid saavad siis anda omapoolse hinnangu, et üheselt otsustada selle kliendi edasine tegevus. Aga enne seda, kui klient üldse hindamisele jõuab, on siis vajalik avaldus või märk sellest, ongi siis avaldus, et kliendil on soov siseneda sellesse protsessi. Võimalik, et see ei ole kliendipoolne soov alati. Kuna meie sihtrühm on väga erinev, võib-olla, et see on lähedaste, see on tugiisiku, võib-olla kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poolne soovitus olnud, et selline koht on ja et see oleks võimalus ennast tööalaselt rakendada või siis uute oskuste õppimiseks, iseseisva toimetuleku tõstmiseks. Et selleks siis tuleb täita avaldus, ankeet, teile ka igapäevatöösse kindlasti kasulik teadmine, et see on kodulehel kättesaadav, te saate sellega tutvuda. Ankeedis on siis lühikene taustainfo, mille klient ise peab täitma või siis tema tugiisiku toel selle kohta, kuidas on tema eelnev hariduskäik olnud, kuidas tema eelnev töökogemus on olnud, kui see on olnud. Et meile sellist veidi taustainfot enne seda, kui me kliendiga kohtume. Ja lisaks siis selle ankeedi juures on loetletud rida dokumente, mida me soovituslikult siis kliendilt ootame. Et kui ta tuleb meile õppeasutusest, siis võimalusel tema iseloomustus sealt koolist või päevakeskusest iseloomustus. Kui tal on haridust tõendav dokument, siis selle kohta koopia, et meil oleks infot, mille alusel moodustada siis see hindamismeeskond. Ja hindamismeeskonna moodustamisel, et me ei soovi kaasata lihtsalt spetsialiste, nagu seal nimekirjas oli neid 7, vaid et me leiame tõesti need inimesed, kes on olulised, et selle kliendiga kohtuvad ja siis oma hinnangu saavad anda. Ja sellele siis järgneb hindamine. Et see on esmane hindamine, kui me üldse kliendiga kohtume. Ja meie hindamise võimalused, lähtudes sellest, et me oleme riigi poolt rahastatud asutus, siis me oleme saanud oma tööst lähtuvalt neid hindamise meetodeid siin aja jooksul arendada.
Kõige esmane hindamine, mis kõigi klientide puhul toimub, kui on avaldus esitatud, on siis ühepäevane hindamine, mis tähendab seda, et kliendiga on kokku lepitud see päev, ta on teadlik, et ta kohtub sellel päeval erinevate erialaspetsialistidega ja üldiselt nende spetsialistide arv jääb 4-5 juurde. Seal on kindlasti sotsiaaltöötaja, psühholoog ja tegevusterapeut, kes siis kõige sellise laiema pildi saavad siis sellest kliendi tegevus- ja töövõimest. Ja kui on kliendil siis spetsiifiline kõnehäire või on tal õppimisraskused, et siis me kaasame meeskonda eripedagoogi, logopeedi. Kui on füüsiline erivajadus, siis on seal kindlasti füsioterapeut ja nende meeskonna või selle meeskonnaga kohtub siis iga klient ja hindamised toimuvad siis individuaalselt ja iga spetsialist teeb vastavalt oma erialast lähtuvalt siis testid, vestluse, kui võimalik siis vaatluse. Ja orienteeruvalt on selle ühe spetsialistiga kohtumise aeg 1 tund. Et kui me võtame, siis päev kliendile võib kujuneda 5 tunni pikkuseks ja et väga pikemaks seda hindamise päeva tegelikult ka otstarbekas teha ei ole ja me planeerime selle hindamise siis selliselt, et kui me teame sellest taustainfost, et klient väsib või et ta vajab puhkepause, et siis kõik need on sinna sisse arvestatud. Ka sellele, et millises järjekorras meie hindamine toimub. Ja veel peame me ka arvestama seda, et kuna meil on õppijakandidaadid või kliendid, siis kes tulevad üle Eesti, siis nende jaoks, kui meie hindamiste päev algab kell 9 või kell 10, et see päev võib alata nende jaoks väga vara hommikul. Et kõik need asjad on hindamise juures meie jaoks olulised. Kui klient on siis kõigi nende spetsialistidega kohtunud, siis meeskonnajuht võtab selle päeva kokku ja informeerib teda siis edasisest ja edasine toimub siis selliselt, et iga spetsialist kirjutab oma kokkuvõtte ja soovituse ja selle kohta siis soovitus, et milline see väljund kliendil võiks olla meie majas ja millised on need toetavad tegevused, mida ta vajab, kui on siis arendamist vajavad küljed, et mis need meie keskuses saaksid olla ja ka üldisemalt. Nende soovitustega siis saab kokku kogu see hindamismeeskond ja arutab selle kliendi läbi, võttes siis aluseks selle avalduse, millel on peal siis kliendi eesmärk. Tihti seda avaldust täites ei ole see eesmärk realistlik, seal võibki olla kirjas lihtsalt, et soovin õppida. Nad kirjutavadki kursuse ja nad kirjutavad ankeedis, et nad soovivadki näiteks omandada teadmisi sellel erialal, aga sellest kitsamat eesmärki kirjas ei ole. Ja võimalik, et klient ei olegi ise väga teadlik. Kui me meeskonnatöös arutame seda klienti, siis me peame juba mõtlema sellele, et mis on see kliendi väljund siin keskuses õppides, kuidas ta siit edasi läheb, mis on need kodused võimalused, kuidas on tema elamistingimused, kuidas on see töövõimalused tema selles elupiirkonnas ja püüda ka selle vestluse ja nende hindamiste käigus selgitada välja, et kuidas klient näeb, et kui ta lõpetab siin aasta, 2-3 pärast, et mis on see tema väljund. Et hindamisel peame me juba võtma selle aluseks. Kui meeskond on siis oma arutelu lõpetanud, võttes arvesse siis kõikide spetsialistide hindamisel saadud infot, annab meeskond siis soovituse, et kas ta näiteks näeb seda õppijakandidaati meie majas mõnel kursusel õppimas ja millist tuge ta siis vajab. Üks päev ei anna meile tihti selliste vestlustega piisavalt infot kliendi kohta. Kui me otsustame selle üle, et mida me talle soovitame ja meie võimalused on siis sellised, et me saame teha töökatse kliendile. Ja kui klient on siis teinud avalduse, kus ta on juba väga konkreetse
tööõppekursuse soovi kirja pannud ja tööõppekursused on siis 5 erineval erialal. Ehk siis me korraldame talle selle kutseõpetajaga koostöös sellise proovitöö. Sõltuvalt erialast võtab see aega 2-3 tundi. Õpetaja saab klienti jälgida kogu selle protsessi jooksul. See proovitöö või töökatse on siis üles ehitatud lihtsamalt raskemale. Õpetaja saab esimese vestluse käigus siis otsustada, et millisest ülesandest nad alustavad ja sellisel juhul liitub see kutseõpetaja sinna sellesse hindamismeeskonda, et tema nähtul, tema hinnangul on väga suur roll, et otsustada siis selle kliendi soovituste osas. Ja see võib olla nii, et kliendil on see ühepäevane hindamine ära tehtud, meeskond on näinud, et see töökatse oleks vajalik ja siis me korraldame selle järgmisel päeval või mõnel kliendiga kokku lepitud sobival ajal või me oleme juba kohe näinud, et tal on väga kindel eriala soov, et me korraldame selle samasse päeva, aga siin on jälle oluline see, et see päev kliendile ei veniks väga pikaks. Sest selle töökatse tegemiseks me ei saa seda päeva lõppu jätta, kui klient on sellest hindamisest väsinud. Ehk me peame olema paindlikud, arvestades seda, et me anname otsuse või me soovitame selle tulemusena kliendi edasise tegevuse üle. Ja ka see hindamine, töökatse käigus hindamine ei pruugi olla mõnedel juhtudel piisav. Ja see on nüüd jälle meie praktikast välja kasvanud programm. See on üks meie esimestest programmidest, mida me osutama oleme hakanud. Selle nimeks on siis Sihid selgeks. Me osutame seda riikliku rehabilitatsiooniteenuse raames ja sellesse nii-öelda tavalisse riikliku rehabilitatsiooniteenuse meeskonda on siis kaasatud meie kutseõpetajad ja need spetsialistid, kes siis tegelikult selles meeskonnas ei ole. Selle Sihid selgeks programmi eesmärk on näha klienti pikemalt. Programmi pikkus on 5 päeva, kui me räägime sellest, et me moodustame ühe grupi ja grupp on tavaliselt 4-7 sarnase eesmärgi või sarnaste probleemidega klientidest. Selle 5 päeva jooksul elavad need kliendid siis meie õpilaskodus. Me koostame neile nädalaplaani, nende tegevuskava individuaalselt. Sellesse nädalaplaani saavad sisse rühmategevused, mida viivad siis läbi kutseõpetaja, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, et siis hinnata kliendi praktilisi oskusi, tema toimetulekut, tema kohanemist keskkonnaga, tema toimetulekut ja hakkamasaamist rühmas ja ka siis tema eeldusi sellel erialal, mida nad on siis soovinud hakkama saada ja tema varasemat kogemust ja tema õpivõimet. Ja lisaks sellele, et siis need tegevused rühmana on läbi viidud, saavad nad siis vastavalt vajadusele ka individuaalseid rehabilitatsioonitegevusi selle jooksul. Pidevalt toimub klientidele tagasiside andmine ja selle nädala lõpus toimub siis tagasiside andmine klientidele kogu sellest protsessist ja vajadusel, võimalusel tema lähedastele samuti. Ja enne seda, kui siis selline kokkuvõte kliendile tuleb, on siis toimunud ka lõpus meeskonnatöö ja kuna see 5 päeva on siis töönädalas arvestatud, siis 4 päeva õhtu on see, kus toimub meeskonnatöö, kus siis arutatakse see klient kõikide poolt läbi, kes temaga nädala jooksul kohtunud on ja antakse siis soovitused. Ja me kasutame seda Sihid selgeks hindamist ka selliselt, et me liidame ühe konkreetse näiteks pagaritöö sooviga
kliendi juba toimiva pagaritöörühma juurde ja siis ei ole see aeg piiratud, et see ei pea olema 5 päeva, see võib olla 3 päeva, et vastavalt vajadusele ja sõltuvalt ka sellest võimalusest ja siis saab kutseõpetaja jälgida, kuidas klient sulandub sellesse rühmategevusse, kuidas ta saab hakkama tööülesannetega ja selle aja jooksul on siis võimalus kõigil teistel hindamismeeskonna spetsialistidel jälgida, vaadelda klienti nendes tegevustes ja see annab juba kliendist oluliselt parema pildi. Ja mis meie jaoks on veel oluline, et me soovitame neil elada õpilaskodus sellel perioodil selle eesmärgiga, et me näeksime nende igapäevaelu oskustega hakkama saamist. Et kuigi see võib erineda nende kodustest tingimustest, see elukeskkond, et siiski seda valmisolekut iseseisvalt teha, neid oskusi, et õpilaskodus on siis tegevusjuhendajad ja sotsiaaltöötajad, kes viivad läbi samuti rühmategevusi õhtusel ajal, aga ka saavad jälgida seda, kuidas nad ise oma aega planeerivad ja toime tulevad. Kas või hügieenitoimingutega või toidu valmistamisega või raha planeerimisega, et kui see on vajalik, et siis selles osas toetatakse, aga samal ajal ka hinnatakse. Ja selle lõpuks siis kokkuvõttes saavad soovitused ja ükskõik milline hindamine siis kliendi puhul on läbi viidud, koostatakse kliendi kohta vastuvõtu hindamiste kokkuvõte ja otsuse selle kohta, et kas klient on sobiv või kas ta alustab meie majas mõnel kursusel õppimist, langetab vastuvõtukomisjon. Ja juhul, kui see meeskond ei ole näinud, et Astangu keskuses mõni kursus on kliendi jaoks see parim variant, võimalik, et tema kodukohas on mõni kutseõppeasutus, kus on erivajadustega inimestele sobiv rühm või ta saaks hakkama tavarühmas, aga võib-olla ei ole seda infot olnud, siis me paneme kirja kõik need soovitused, mida meie näeme, et me saame, mis kliendi jaoks võivad olla valikud. Võimalik, et kliendi tase on selline, et tema see rakendumise võimalus oleks päevakeskuses või kui on mõni kaitstud töövorm kuskil, et me saame seda soovitada. Aga ma usun, et teie teate hästi neid kohalikke võimalusi, et siis meil ei ole alati kerge leida seda varianti, et kui meie ütleme ei, et siis mis see teine variant on, et meie sotsiaaltöötajad võtavad ühendust kohaliku omavalitsusega, et leida neid võimalusi, et anda seda soovitust, et klient saab igal juhul meie poolt mingi soovituse, iseasi, kas kliendi jaoks on see sellel hetkel sobivaim, et seda rakendada. Klient on ära hinnatud, siis jätkub kutserehabilitatsiooni protsessi teine etapp ja see on siis kas tööoskuste omandamine, tema sotsiaalsete toimetulekuoskuste ja praktiliste oskuste parandamine ja sellest siis räägib edasi meie logopeed Kadri Mölder. Ma ütlen veel hindamise kohta nii palju, et see on kõige esmane hindamine, mida me kliendiga teeme. Hindamine jätkub tegelikult kogu selle protsessi jooksul. Aga mina tänan.